Tere, te vaatate saatesarja Eesti Kaitseliit 104. saadet. Me tahaksime selles saates rääkida teile Kaitseliidust ja laskespordist. Me oleme praegusel hetkel Männikul Kaitseliidu suures tiirus. Kaitseliidus on laskesport alati olnud väga populaarne ala. Õigupoolest kõik, mida kaitseliitlased teevad, on sellise sportliku maiguga või sportliku kallakuga, aga Kaitseliidus on laskesport üks kõige tähtsamaid eelisarendatud spordialasid. Ja oli juba seda tegelikult enne teist maailmasõda esimese Eesti Vabariigi aegses Kaitseliidus, kui kaitseliitlased tõid rahvusvahelistelt võistlustelt 2 korral Eestimaale ka Argentiina karika 1937. ja 1939. aastal. Peale Eesti taasiseseisvumist ja Kaitseliidu taasloomist tekkis aga kaitseliitlastel mõte korraldada ka Eestis suur rahvusvaheline laskespordivõistlus ja selle võistluse nimeks sai Jüriöö karikas. Pika traditsiooniga rahvusvaheline laskevõistlus Jüriöö karikas toimus Kaitseliidu Männiku lasketiirus aprillikuu lõpus juba 18. korda. Laskevõistlus on saanud Eestis üle kaitseliidulise tähenduse. Täiskasvanute auhinnakarika kõrval antakse välja ka noorte karikas, mis on sama kujuga, aga mõõtmetelt veidi väiksem. Rändauhind Jüriöö karikas on mitmel korral võidetud ka Soome. Selle tunnistuseks on graveeritud kirjad karika alusel. Tänavu võisteldi standardsete kaitsejõudude automaatidega AK-4 ja ka Lill. Püstolitest lubati võistluse eeskirjadega kasutada vaid kaitsejõudude standardrelva USB. Laskur valmis! Tähelepanu! Oled lõpetanud, tõuse püsti, lahe tühjaks. Aeg 7588. Võistluste laskeharjutused on tehtud võistlejatele võimalikult ebamugavaks ja nii-öelda lahinguolukorrale lähedaseks. Keerulisem ning laskjatele harjumatum on lasta kitsast kaldega pilust ja sihtida relv ebamugavalt viltu. See on Jüriöö karika nimeline laskevõistlus iga kord Jüriöö ajal ja seekord on tema 18. korda. Ehk et kunagi sai soomlastelt üle võetud selline laskevõistluse formaat, milles siis pärast kasvas välja Eestis IPSC nimeline laskmine, ehk et laskmine, mis matkib väga taktikalist laskmist, ehk et reaalset olukorda. Ja see laskmine on siis nii noortele, ehk et õhkpüssist laskmisele, kui 22 kaliiber laskmisele, ehk et sportpüssist laskmisele ja siis automaadist ja sõjapüstolist. Rajad on keerulised ja rajad on alati keerulised, et need on meie taktikalise laskmise laskurid, kes selliseid radasid välja mõtlevad. Tõsi, me eile katsetasime ise ka neid radasid ja tegime täna natukene lihtsamaks, et mõned nüansid olid pisut ohtlikud, kuna tegemist ei ole just alati professionaalsete laskuritega, et siin on kaitseliitlasi üle Eesti igalt poolt koos, et ohutus kõigepealt, aga samas rajad on põnevad, ei saa salata. Katsusin ise ka, ei tulnud alati päris hästi välja. Kas naised on ka eraldi arvestuses või siis pannakse nagu soovõrdlus õiguslikult kõik ühte patta? Siin on tiimide kaupa. Ehk et naiste võistkond on küll eraldi olemas, ma tean vähemalt ühte naiste võistkonda. Neid võib olla rohkem. Ja siis on sportbussi laskmises on naised on eraldi. Et kahjuks sõjas sõda vahet ei tee, et laseb naisterahvas ja meesterahvas. Aga see kõige ilusam karikas, see suurem, et seda me täna välja ei anna, selle saab tiimi pealik homme Jüriöö pargis pidulikul siis koosviibimisel. Et selle anname seal. Ja väiksem karikas on siis selle sportbussi laskmise karikas. Aga karikad on ilusad, medalid on tehtud Jüriöö võistluse jaoks, just nimelt neid on nüüd 18. kord, kui me anname neid välja. Ja neid on läinud Soome, on ka Leetu läinud. Leedukaid täna kahjuks ei ole, et nemad ei saanud tulla, aga eestlasi on selle eest palju rohkem. Mis karikatega on tegemist? Tegemist on rändkarikaga, ehk et praegusel hetkel on ta siin, aga järgmisel hetkel võib ta olla mujal.
Tõsi, Tallinna Malev on seda karikat ikkagi päris palju kordi võitnud, nii et mina hoian pöialt natukene Tallinnale ja Rakvere poisina ka natukene virukatele. Et on ta ka Virusse läinud. Aga soomlased on tugevad, et ei ole teada, et see just Soome ei satu. Eesti võistlejate poolel kohtab meie riigi julgeolekupoliitika võtmetegelasi, kes on tulnud võistlusele oma käe ja silma täpsust proovima. Pead sa Kaitseliitu oluliseks riigikaitsel? Jaa, absoluutselt. Oluliseks nii vahetult sõjalise kaitse jaoks, kui tegelikult selle laiapindse riigikaitse jaoks, millest on palju juttu, mis on tegelikult vähemalt sama tähtis. Kaitseliidus saab panustada Eesti riigikaitsesse iga inimene. Nii need, kes tahavad vahetult sõdimisega tegeleda, sõdimist harjutada, ja need, kes tahavad ennast rakendada mingites muudes eluvaldkondades. Meil on ka küberkaitseliit, meil on kõikide erialade inimesi tarvis, nii et kõigil, kellel on vähegi soovi, soovitan Kaitseliitu riigilt astuda. Miks sa otsustasid astuda Kaitseliitu? Soovisin ka vahetult panustada riigikaitsesse. Astusime tegelikult ühe kolleegide grupiga ja leidsime, et meil on otstarbekas vahetut kogemust omandada sellest, mis Kaitseliit on ja kaitse enda oskuseid arendada. Kaua sa oled Kaitseliidus olnud? Riigikaitsega ma olen seotud päris kaua. Kaitseliitu istusime suhteliselt hiljuti, nii et olen veel suhteliselt noor kaitseliitlane. Kui palju võistlejaid tuli siis sel aastal maineka Jüriöö karika võitmist katsetama? Täna on osalejaid siin 100 Tartu, Põlva, Võru, Järva, Viru, Alutaguse, Pärnumaa ja Tallinna malevatest. Hinnatakse seda, ülesanne on lasta kiirelt ja täpselt sihtmärki ja seda me teeme ebatraditsioonilistest laskeasenditest, kuna päris maailmas ei lasta rahulikult kindlale distantsile, vaid me ei tea, kus see vastane välja ilmub ja seda me üritame siin imiteerida, et inimesed saaksid harjutada ja oma laskeoskust tõsta. Pool päeva on möödas, et kuidas tunne on, et kas karikas jääb sellel aastal Eestisse või viivad soomlased jälle minema? Ei tea, väga raske on öelda. Praegu on olukord täiesti 50-50, et võib jääda Eestisse. Miks sina otsustasid astuda Kaitseliitu ja millal see toimus? Kaitseliitu astusin 4 aastat tagasi. Katalüsaatoriks oli Putini tegevus Ukrainas, aga põhjus oli soov panustada riigikaitsesse, mitte lihtsalt ainult maksmise kaudu, vaid ka oma tegevusega. Kaitseliit saab sellel aastal 100-aastaseks. Mida see sinu jaoks tähendab? Seda, et ta on üks Eesti riigiga seotud üks vanemaid organisatsioone ja äärmiselt oluline, mis näitab, et nii kaua kui on olnud Eesti Vabariik, on alati ka Kaitseliit olnud, et ilma selleta me hakkama ei saa. Soomes on laskesport maailmatasemel. Seda harrastavad paljud kaitseväelased. Mitmed Euroopa meistrid armeerelvadega laskmises on pärit Soomest. Sellest hoolimata võtavad soomlased Eesti Jüriöö karika laskevõistlust alati väga tõsiselt ja ka parimad naabermaa täpsuskütid ei pea paljuks Tallinnasse võistlema tulla. Are you ready? Stand by! Jüriöö karikas on olnud soomlaste käes 4 korda. Küsisime võistluste ajal Soome võistkonna esindajalt, et mis tunne naabermaa võistlejatel on, kas viivad karika taas Soome? Kyllä se on tarkoitus Suomeen saada, että tämänhetkisten kilpailusuoritusten mukaan, niin kyllä me se muutamalla pisteellä voitetaan ja viedään huomenna Suomeen. Kui kauan on Suomessa kestnud sellista laskevõistluste tava? Samanlaista ollaan varmastikin harrastettu semmoinen 25 vuotta tai 30 vuotta samantyyppisiä kilpailuja. Mis tunne on nyt suomalaistel samalaadsetel võistlustel osaleda Eestis? Tämä on todella mukava. Täällä on taso noussut todella paljon ja mukava silleen, että Suomestakin on päässyt muutama joukkue tänne mukaan ja välillä ollaan voitettu ja välillä sitten tullaan toiseksi muutamalla pisteellä ja hävitään, että kyllähän tämä hieno kilpailu on. Kui kõrge tasemega laskurit Suomen meeskonnas on? Kyllä sieltä löytyy ihan Suomen kärkeä tällä hetkellä löytyy just tämä Hannu Uronen, joka on erittäin hyvä ampuja kyllä. Politseikomissar, kaitseliitlane ja reservohvitser Lemme Perkis on üks parimaid laskijaid naiste seas. Sul on päris head tulemused, et kus sa laskma õppisid? No eks ma Kaitseliidus õppisin, ega ma alguses ei osanudki lasta. Et siis kohtusin instruktoritega, kes mind ikka õpetasid ja need väga head tulemused hakkasid alles mingi 10 aastat tagasi tulema, et siis oli tõesti hakkasid medalid ja karikad tulema.
et ega enne siis oli õppimisperiood, et lasin niimoodi enam-vähem, aga neid tipptulemusi nagu ei tulnud, aga siis 10 aastat sai mööda, siis olid juba piisavalt harjutanud ja siis hakkasin saama neid paremaid tulemusi. mida sa muidu päriselus teed? Päriselus ma töötan Politsei- ja Piirivalveametis, olen vanemkomissar arendusosakonnas, et seal ma teen ka omi mitte päris riigikaitselisi, aga õiguskaitselisi ja korrakaitselisi toiminguid, seal planeerin põhiliselt politsei tegevust ja relvastust ja muid asju. mis siin tähendas astuma Kaitseliitu? No põhiliselt ikka soov riigikaitsega tegeleda, et ma avastasin, et ma saan väga hästi hakkama nende tegevustega, mis Kaitseliidus tehakse, näiteks laskmine ja igasugused muud sõdurioskused, et see mulle meeldib ja ma olen juba 16 aastat olnud Kaitseliidus ja kavatsen nagu igal juhul jätkata, et mina arvan, et igal inimesel on kohustus oma võimete kohaselt riigikaitsega tegeleda, kellel on rohkem võimeid, see tegeleb rohkemate asjadega, kellel on vähem, see tegeleb vähemate asjadega, peast inimene pingutab ja inimene osaleb selles kõigi riigikaitses, sest see on meie kogukonna asi tegelikult seda teha. Et see ei ole kellegi teise asi. Käid sa tihti õppustel? No 6 võib-olla paar korda tuleb ära, et vanasti ma olin ikka aktiivsem, aga praegu on lihtsalt lemmikasjad kujunenud, milles sa siis kindlasti osaled ja siis on asjad, mis on juba nii palju teinud neid ja et võib-olla siis jätaks nooremate. Et laskmine on üks, mis mulle väga meeldib ja seda ma nagu olen väga kaua teinud juba, et laskevõistlustel osalen ja vajadusel õpetan laskmist ja õpetan relvaõpet teen. Sa lööd kaasa ka väga aktiivselt abipolitseinikuna, et kas konti ei murra? No abipolitseinik ma olin enne, kui ma töötasin mujal, et nüüd ma olen päris politseinik, ma pidin sealt abipolitseinikust nagu ennast lahti võtma, et see on niisugune harjumus, et kui sa oled juba aastaid üheks oma elu osaks pidanud seda, et sa pead nagu vabatahtlikuna panustama, et näiteks ma olen ka päästerühmas olnud 10 aastat, lisaks see Kaitseliit ja lisaks abipolitseinik, et reservohvitser ka, et see on ka kohustus kohe panustada rohkem, et kui oled harjunud niimoodi igapäevaselt oma elu osaks seda võtma, siis see konti ei murra. Lihtsalt tuleb paremini planeerida lihtsalt oma elu, et kõik jõuab tehtud. Nii. Mis asi? Kus kohast sa olesid? Tagaanesse läks. Auhind antakse kätte Jüriöö pargis, kus traditsiooniliselt tähistatakse 23. aprillil ka muistsete eestlaste ülestõusu algust 1343. aastal ja meenutatakse Sõjamäe lahingut. President Arnold Rüütel koos Lasnamäe linnaosa vanemaga ja Jüriöö pargi rajaja Jüri Uppiniga süütasid mälestuslõkke. Üles oli rivistatud vahipataljoni auvahtkond ja mängis Kaitseväe orkester. 2018. aasta laskevõistlustel said esimese koha Jüriöö karika ja ühtlasi topeltvõiduga noorte laskevõistlustel Kaitseliidu Alutaguse maleva võistlejad. Helsingi reservohvitseride võistkond jäi seekord teiseks. 3. koha said aga Kaitseliidu Rapla maleva laskurid. Eile toimus rahvusvaheline Jüriöö karika laskevõistlus, et kas võit tuli raskelt? Võit ei tulnud raskelt, aga võit tuli ootamatult. Me ei lootnud, et meil nii hästi läheb. Võitsite ju lausa mõlemis klassis, et kuidas Alutaguse noored on nii hästi laskma õppinud? Eks see noortejuhtide töö ole. Ja mis puudutab Narvat, Narvas on väga hea laskuri kool. Sealt on ennegi laskureid häid tulnud. Angela Voronova, et on täpselt samamoodi Narvast, et väga hea laskur, et kas Alutaguse malev plaanib ka olümpiale minna? Kui kutsutaks. Aga tulemused näitavad mida? Et põhimõtteliselt meil on šansse. Lasti erinevates siis klassides nii püstolit kui automaati, et kummast siis Alutaguse mehed nagu tugevamad on? No ma ütleksin, et tugevamad oleme siiski sellest pikast relvast, mis on stabiilselt käes. Et väikse relvaga tegelikult oleks veel tööd, et meil küll ja küll veel teha. Just nimelt treenimisvõimalused on pikaga olnud natukese pikemajalised ja kogemusi on rohkem.
püstoli tulemuste parandamine eeldab head tiiru, mida meil paraku ei ole. Kas on ka hea meel, et karikas ei läinud üle lahe, nagu on 4 korral juhtunud? Loomulikult, kuigi soomlased on meie head sõbrad, aga siiski on tore, et see karikas meile jäi. Eks ta peaks kodus ka olema vahepeal, jah. Uut katset võita Jüriöö karikas saab iga kaitseliitlane teha juba järgmisel jüripäeval. Kaitseliidu Tallinna maleva kauaaegne pealik ja Kaitseliidu Männiku lasketiiru endine juhataja, Tallinna linna raemedali kavaler Mart Puusepp rääkis meie saatele, kuidas Kaitseliidus häid laskureid kasvatatakse. Mart Puusepp, et sa oled rahvusvahelise kategooria laskekohtunik ja ühtlasi ka lasketreener Kaitseliidus, et kas Kaitseliidus on laskeasjandus üks kõige tähtsamaid asju, mida kaitseliitlastele õpetatakse? No kui võtta Eesti Laskurliitu, mille loojaks oli Kaitseliit 1931 aastal ja esimene Laskurliidu juht oli ka Tallinna maleva pealik kolonel Pinka. Sealt hakkaski Eesti laskurite selline tõus ja mis lõppes siis 2 Argentiina karika võiduga. Ja põhitegijad olid seal ikkagi kaitseliitlased. Kui võtta Eesti koondise liikmeid, kes võistlesid maailmameistrivõistlustel, seal oli kuskil kuni 70% olid Kaitseliidu liikmed, kes ja laskesport oli juba enne sõda Kaitseliidus väga populaarne. Tallinna maleval oli üks Euroopa suurimaid lasketiire, mis oli Mustamäel. Ja eks me oleme nüüd uuel ajal püüdnud ka laskesporti arendada. Meil on Kaitseliidus laskespordiklubi Mälk, mille liikmeid on kuskil ligi 300 praegu. Ja Eesti meistrivõistluste arvestuses oleme kindlalt esimesel kohal medalite arvult. Noortespordi osas jääme praegu küll 2 suurele spordikoolile, Narva ja Haapsalu omale alla, aga teistest oleme juba üle. Nii et laskmine on populaarne ja laskjad on iga päev tiirus. Väga hea, et lõpuks leiti ka võimalused seda tiiru uuendada ja teha ta selliseks, et siin võiks korraldada ükskõik millised rahvusvahelisi võistlusi. Sa oled ise olnud selle tiiru juhataja. Et mis siin kõige tähtsam on, mis siin tehtud on? No sisuliselt kogu tiir on ümber ehitatud. Siin, see tiir oli ju algselt planeeritud ainult 300 meetri tiiruna ja siis, kuna rahad lõppesid millegi pärast otsa siin 80-ndatel ja siis ehitati siia sisse veel see 50 meetri tiir ja 25 meetri tiir, aga need olid kõik sellised ajutised ehitised. Ja nüüd me oleme suutnud siia tiiru siis sisse ehitada veel 100 meetri tiiru, liikuva märgi tiiru ja sisetiir 50 meetrit pluss püstolitiir 30 rajaga. Kõiki desijärvi saab siin lasta. Ja praegu käib remont siis nii, et me saaksime ka 300 meetrit siin rahulikult lasta, sest et sellega siin olid väiksed probleemid, et kardeti, et ohutus ei ole küllaldane, aga ma arvan, et nüüd peale seda tänavastast remonti peaks siin olema kõik 100% korras. Mis laskeasjanduse õpetamise puhul kaitseliitlastele, mis praegu nägime ühte koolitundi, kus on riigikaitseõpetuse laskeõpetus. Mida kaitseliitlastele ja siis nendele kooliõpilastele laskmise juures kõige tähtsam on õpetada? Võtta, asi on selles, et need noored peavad ju lõppude lõpuks ikkagi kaitseväkke jõudma. Ja selleks, et neil oleks enne kaitseväeteenistust siiski mingisugune ettekujutus relvadest ja laskmisest ja sellest distsipliinist üldse, siis siin käivad ju kõik koolid, kus on riigikaitseõpetus, käivad siin laskmas. Ja me siis alustame nende laskeväljaõpet siin lausa õhkrelvaga.
et saaksid esimese sellise tunde kätte, sihtimist, päästmist ja üldse relvaga ringi käimist, et õhkrelv on selles mõttes kõige ohutum. Ja järgmine aste on siis juba väikekaliibrine tulirelv ja alles peale seda jõuavad nad siis sinna 100 meetri tiiru, kus nad siis saaksid automaati lasta. Siis on mingisugune kogemus juba ennem olemas. Aga need, kes on juba siis jõudnud need astmed kõik läbi käia, sellel sõjaväkke minekus ei ole ju mingit probleemi. Seda ala ta juba tunneb. Ja kaitseliitlased, kes on läinud, noorkaitseliitlased, meil hakkab ju siin noorte treeningud juba kuskil 12-13 aastaselt ja need, kes on läinud kaitseväkke, need on peaaegu testid üle, vähemalt esimesed 3 kuud. Et nad teavad kõike, mida seal alles teistel hakatakse õpetama. Mis on relvadistsipliini juures kõige tähtsam? Distsipliin ongi kõige tähtsam ja täita neid korraldusi, mis treener või juhendaja neile ütleb. Ei tohi mitte mingisugust isetegevust korraldada. Ohutustehnika? Ohutustehnika on kõige tähtsam. See algabki distsipliinist. Kaitseväes on laskekäskluste andmise kord muutunud. Varem oli iga liigutuse jaoks eraldi käsklus, seal salvkinnitaja, relvkaitseriivistaja, siis eraldi anti oma sihtmärkid ja pihti tuld. Nüüd öeldakse, et pane valmis, tuli vaba ja kõik. Miks see niimoodi on? Nii palju, kui me oleme siin neid üritusi läbi viinud, siis me oleme kasutanud ikkagi seda, et kõik liigutused on täpselt käskluste järgi. Et tuli, me tegeleme ju suures osas ikkagi noortega, algajatega. Seal ei saa öelda, et tuli vaba. Ma ei tea, mida nad Kaitseväe polügoonil teevad, see on ise küsimus. Peale selle, et sa olid Tallinna maleva pealik, olid sa ka Tallinna linnavalitsuse kuritegevuse ennetamise komisjoni liige ja muidu oled saanud Tallinna raemedali oma teenete eest Tallinna linnale. Kuidas see juhtus? No meil oli hea koostöö politseiga ja me lõime Tallinnas hulganiselt korrakaitsepunkte erinevates linnaosades ja sealt käidi siis patrullides ja see patrulli tundide arv oli ikka päris meeletu sel ajal. Et igasuguste turgude ja mida iganes sai käidud koos politseiga kontrollimas ja piiramas neid ja tagamas seal korda ja nii edasi. Et see oli üsna aktiivne tegevus sel ajal ja abipolitseinike hulk oli meil päris märkimisväärne sel ajal. Nii et ilmselt oli see üks põhjuseid ja võib-olla ka see pikaajaline töö üldse Tallinna malevas. Ei oska muud informatsiooni anda. Märkisime seda Tallinna raemedalit, mille kavaler sa oled. Tegelikult, miks me siin selle ordenite vitriini juures oleme, see on sinu elu üks suuri kirgesid ja hobisid, ordenite kogumine. Räägi sellest natukene. Eks see on nagu lapsepõlvest pärit see esimene selline huvi selle asja vastu, et peale seda ju neid, kes olid ühe või teise poole peal sõdinud, liikus ju palju ringi ja igaühel midagi oli, ega nad ei kandnud küll neid, aga ikka oli huvitav vaadata, mis keegi sai ja on saanud ja mille eest ja sellest tekkis ka selline sõjaajaloo huvi vast ja hiljem on see siis nagu selliseks suuremahuliseks kogumiseks kujunenud, et üks põhiteema on siin Teine maailmasõda ja peale seda, kui vaadata neid Ameerika medaleid, siis on seal ka natukene peale Teist maailmasõda igasugustes sõjalistes konfliktides osalenud eestlaste poolt saadud aumärke. Et see puudutab ainult neid aumärke, mida eestlased on andnud eestlastele. Et siin on neid igasuguseid huvitavaid variante, et ka Nõukogude armees teeninud mehed, kes võtsid osa korpuse koosseisust Teisest maailmasõjast,
on saanud Ameerika autasusid ja isegi Eesti luurajad, kes Veliki luhki all tegid mingisuguse imelise retke, nagu kirjutab tolleaegne ajaleht. Esitati nad siis liidus mingite autasude saamiseks, aga Moskvast tuli teade, et te kuradid jooksite sealt nii palju üle, et mis kuradi autasust te veel tahate. Aga siis autasustas Mongoolia neid luurajaid. Nii et see on niisugune huvitav. See, et välja uurida kõik see, kes mida saanud on ja millise riigi poolt ja mille eest. See on nagu terve teaduslik töö, kui nii võtta. Aga sa põhimõtteliselt kogud ainult neid ordene, mida on eestlased saanud? Jah. Ja kõikide sinu kogutud aumärkide kohta on nagu personaalselt teada, kes sai, kuidas sai ja mis asja. Need, mis on siin väljas, need on kõik personaalselt. Praegu me seisame konkreetselt USA märkide juures, eks ole, jah. Et neid on juba siin iseenesest palju. Tagapool on veel Nõukogude märgid ja Saksa märgid ja Soome ja Inglise ja Prantsuse ja Poola ja Tšehhi ja mida iganes. Eestlased on olnud igal pool sõjamehed, head sõjamehed. Ja. Ükskõik millise riigi mundrit nad kannud on, millise sõjaväemundrit, see pole vahet. Igal pool on nad tegused teinud. Ma kõikide inimeste käest, keda ma selle saatesarja käigus intervjueerin, küsin ühte asja, miks astusid Kaitseliitu? Võt, isa võttis mul osa vabadussõjast ja kuna ma olin väga palju lugenud nii-öelda sel ajal keelatud kirjeldust ja mul oli väga suur huvi Kaitseliidu tegevuse kui sellise üldrahvaliku tegevuse vastu. Ja kui tekkis selline võimalus, siis ma sellest haarasin kohe kinni. Nii et... Kes sa elukutse muidu oled? Elukutselt olen kooli tunnistuse järgi peaksin ma elektroonika olema ja pole ühtegi päeva sel alal töötanud. Olen 29 aastat töötanud ehitusel. Alustasin abitöölisena ja lõpetasin ehitusvalitsuse juhatajana, nii et kõik etapid said läbi käidud selle aja jooksul. Praegu sa oled sõjaväepensionär?